hooaja esimeses Makita tööriistakoolis on mul hea meel tutvustada ühte uut põnevat tööriista. Selle sarnast Makita valikus varem ei olegi olnud. Tegu on kuivpühkimismasinaga. Ma ise oleks võib-olla tahtnud selle nimeks panna tänavakoristusmasina, aga see oleks vale, sest seda masinat võib tegelikult kasutada nii tänaval kui ka siseruumides. Millega täpselt tegu on? No sarnase masinaga ilmselt on erinevad haldusfirmad palju kokku puutunud, sellepärast et millegagi neid tänavaid koristatakse, lehte ja prügi kokku korjatakse. Makita on asja viinud natuke edasi ja võib öelda, et selles suurusklassis on tegu üsna niisuguse erilise või ainulaadse masinaga, sest tal on omadusi, mida teistel paljudel masinatel ei ole, õigemini palju erinevaid omadusi on kokku pandud. No mis meil siin on? Meil on väga hea selline esinehari. See hari on siis selleks, et nüüd nii-öelda tänaval olev prügi, käbid, oksad, puulehed visata siis masinale alla sinna mootorile ette. Ja siin masina all on siis 2 harjast, mis korjavad kogu selle sodi kokku ja viskavad kogumiskambrisse. Kuna tegu on nii-öelda vaakummasinaga, ehk et siin sees on justkui nagu tolmuimeja, siis masin ei toeta ainult sellele, et hooga kuskile kogumiskambrisse lehti visatakse, näiteks nagu muruniiduki kogumiskott, kuhu lihtsalt hooga lendab siis murujääde. Vaid siin on ikkagi nii-öelda tolmuimeja sees, mis imab sisse selle jämedama puru ja ka peenema puru. Selle jaoks on siis siin taga kogumispaak, mis on hermeetiline, mis tähendab seda, et kui nüüd näiteks kuskil siseruumis nii-öelda tolmu pühkida, tolmu ja prügi põrandalt näiteks kuskil laoruumis, siis see tolm ei lenda siit kuskilt servade vahelt ja läbi kotikanga ruumi tagasi laiali, vaid jääb ilusti siia paaki sisse. Kuna sellisel masinal on omajagu võimsust vaja, siin sees on 3 erinevat mootorit, siis see töötab XGT akude pealt. Et tööaeg pikem oleks, siis siia sisse saab panna need kõige suuremad XGT akud, korraga kasutab ühte akut ja kui siis üks aku saab tühjaks, hakkab kasutama teist akut. Aga kuna see masin võib vabalt olla kasutuses siis kuskil nii-öelda professionaalselt, et sellega tehakse tööd päev läbi, on aku kestmust vaja veelgi rohkem ja selle jaoks käivad siia peale nüüd erinevad akupangad. Akupankades saab siin kasutada kõiki suuremaid Makita nii-öelda neid seljakoti akupankasi. Kui nüüd siia näiteks üks selline 1500 vatt-tunnine seljakoti aku peale panna, siis tegelikult selle masinaga saab töötada 7 tundi. 7 tundi järjest keegi ei tööta, nii et võib ausalt öelda, et sellega saab toimetada terve täis tööpäeva. Loomulikult sobivad siia ka teised akupangad peale. Näiteks kui kellelgi on olemas juba 18 voldiseid akusid terve hunnik, siis kui osta endale selline akupank, siis siin saab tööle panna ka selle masina 18 voldiste akudega. Mine tea, mis tööriistapark kellelgi olemas on ja loomulikult ka siis selline nii-öelda siis selle standardkarbi sisse käiv akupank, kõik 3 erinevat lahendust siia peale sobivad. Nüüd, kui masina omadustest veel rääkida, siis nagu ikka erinevatel tööriistadel erinevaid asju saab reguleerida. Siin samuti, kui kiiresti harjad käivad, kas saab tuled põlema panna näiteks hämaras ruumis, kuskil laohoones toimetades hämaras paned tuled põlema, näed natuke paremini seda prügi, mida sa koristama pead, saab puhastada filtrit, sest et kui me räägime tolmuimejast, siis filter võib tihti minna ju umbe ja loomulikult siis erinevad kiirused ja muud vajalikud nüansid. Ja kui ma juttu alustasin sellest, et tegu on oma klassis võrdlemisi kompaktse masinaga, ehk et kompaktse masina sisse on pannud väga palju häid omadusi, siis samamoodi selle kokkupakkimine käib üsna väikeseks. Väga lihtsasti keerame selle käepideme kokku, tõstame masina püsti ja paneme seina äärde. Samamoodi on meil võimalik seda nüüd siis selliselt liigutada töömaale, kus seda vaja kasutada on. Nüüd, kui standardis on tal kaasas siis selline hermeetiline kogumiskast, et kõik tolm ja prügi siia kinni jääks ja saaks ka suletud ruumis seda kasutada, siis tegelikult siia taha käib külge ka selline nii-öelda lehekogumiskast, mis näeb välja tegelikult nagu muruniidukite küljes olevad kogumiskastid. See nüüd ei ole hermeetiline, aga kui õues tõesti tegeleda sellega, et sügisestel koristustöödel lihtsalt lehti kokku koguda, siis seda hermeetilisust ju tegelikkuses vaja ei olegi. Nii, käivitus. Siin on siis vaakumi tugevus või vaakum võib ka täiesti väljas olla, et ta lihtsalt loobib lehed sisse. Esimene tase, teine tase.
alumiste harjade liikumise kiirus, kas 1 või 2, siis kui vaja, siis filtri puhastus. Siit vaatame, palju mul akut järgi on, antud on nüüd 1 aku ja vajadusel paneme põlema tuled. Ja siit ma panen siis tööle selle esimese väikse küljeharja. No ma tunnistama, et minule üldiselt koristamine eriti ei meeldi, aga sellise masinaga võiks tundide kaupa tänavat pühkida. Muide, kui me koristamisest ja puhastamisest räägime, siis Makital on üks uudis veel. Nimelt neil on üks väga vahva kompaktne survepesur. Et kui vanasti ikkagi survepesur tähendas seda, et sul on üks suur järellohistatav kohver, mille küljes on siis nii-öelda see survepesuri käepideja otsik, siis nüüd see ongi kogu survepesur. Täitsa uus toode, uurige, vaadake järele.